Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siin sellise pisikeste kingituste kaardiga või pisikeste heategude kaardiga. Kas teile keegi pakub midagi? Või te ise pakute kellelegi midagi, ma ei tea, viite töö juurde kommi näiteks. Aga siit edasi, no mina saan asjadest niimoodi aru, et teil oleks vaja teha uue alguse suunas esimene samm. Teil on tegelikult kõik olemas, teil on olemas sisemine tarkus, te ise olete terava mõistusega, hea intuitsiooniga. Te olete tegelikult ju kartmatu. Te olete tugev isiksus. Teil on olemas ka see sisemine jõud. Et ülempreest Rinna räägib seda, et teil on kõik olemas, teil on, no võib-olla on seal kusagil midagi, aga te ise saate sellest väga hästi aru, teil on nagu see intuitsioon täiesti olemas, see kõhutunne, millest nad räägivad, et te tegelikult teate, aga teil on julgus puudu ja ma ei saa aru sellest, ma ikkagi arvan, et see on teie julgus, mis teil on puudu. Miks ma räägin uuest algusest? Uuest algusest ma räägin selle narri pärast, see narri kaart on seal. Vot see 0, see tähendab uut algust. See narr seisab seal kaljunuki peal ja tal on vaja astuda see samm sealt alla ja siis tulevad imeväelga trepiastmed, mida mööda saab sealt täiesti ohutult alla tulla. Narri kaart tähendab uut algust, aga miks ma näen seda, et te nagu te julge astuda seda? Kas teil on takistused teel? Mulle tundub, et te olete minevikus midagi sarnast juba proovinud ja olete saanud kõrvetada. Te olete selles nagu, see ei ole läinud nii, nagu te olete nagu mõelnud. Et see karmakaart siin keskel all räägib sellest, et te nagu vaatategi tagasi. Vaatate tagasi oma otsuste ja oma elu peale. Siin on nagu selline mõõkade 5 on siin pool ja karmast mõõkade 8 on teisel pool. Mõõkade 8 räägib sellest, et te tunnete ennast lõksus olevat. Ja mõõkade 5 räägib võitlusest. Mulle tundub, et see võitlus on teil iseendaga. Teil ei ole mitte kellegi teisega peale iseenda vaja võidelda. Et pigem on see iseenda sisemine võitlus, kas ma hakkan sellega jälle pihta, aga kui ma teen niimoodi, siis juhtub jälle see, mis juhtus minevikus. Ja te tunnete, et te olete täielikus lõksus. Samm on vaja astuda, te teate, et see tuleb teha. Ja vaatate ja mõtlete, no te ei vaata midagi, sest te olete oma silmad kinni pannud, te olete sinna minevikus kinni, te kardate. Te kardate seda otsust teha. Te kardate seda sammu astuda. Ma saan teist aru. Aga kui te vaatate nüüd seda viimast kaarti, seda tüdrukut siin lõksus, siis tema köödikud on täitsa lõdvad, ta võib sealt vabalt ära kõndida. Ja need mõõgad on ka ainult tema ees ja külgedel. Tal on taga tee täiesti vaba. Nii et te olete lihtsalt oma silmad kinni pannud ega taha näha edasi. Aga tehke silmad lahti ja vaadake ja võtke kindlasti julgus kokku ja tehke see samm, sest siit edasi saab ainult paremaks minna. Ei ole mõtet vaadata tagasi, te olete õppinud nendest vigadest, mis te iganes seal minevikus tegite. No ma ei tea, on need suhetega seotud probleemid. Näiteks, et ma ei tea, et andsin minevikus talle seda võimaluse teise on ja ta siin kasutas mind kurjasti ära. Andsin laenu kellelegi, näed, vaata kui kaua võttis aega selle raha tagasi saamine. Mis iganes on see teie asi, mida teil oleks vaja uuesti alustada või puhtalt lehelt alustada. See võib olla ka mõni täiesti uus projekt. Näiteks, et te mõtlete, et müüsin seal mett
ja ei läinud hästi ja nüüd ma ei hakkagi seda üldse tegema, sest mul siis ei läinud hästi. Et ma ei tea, mis see teie asi on, ma ei näe seda niimoodi, seda nii täpselt ma ei näe ja me oleme nii erinevad. Et ka nagu see on ju ainult 12 tähemärki, et ma ei saa ju öelda, et vot niimoodi, see ei pruugi üldse nagu olla mitte midagi sellist, mida mina siin välja ütlen. Eks te ise teate kõige paremini, kus on teil see kitsaskoht, mida te kardate ja mida teil tuleks nagu see samm astuda. Et mina julgustan teid astuma seda sammu olenemata sellest, et te kardate ja olemata olenemata ka võib-olla minevikus tehtud vigadest. Et proovige uuesti, mis iganes see on. On see kas või näiteks mõni töökoha vahetus, tahate uuele tööle minna, ei julge minna. Mõtlete, et ei tea, lasen vanast lahti, jään hoopis ilma tööta. Et ei jää midagi. Ei saa elus minna ega tulla uued asjad, kui me pole vana ust sulgenud. Nii et sulgege need vanad uksed ja minge julgelt edasi. On minu soovitus teile selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.